Tervist sõbrad, olen Kristo ja räägin oma tegevust taksonduses. Sõbrad, täna ma sõidan Yandexit. Yandexil on hea pakkumine praegu, teed 35 sõitu, makstakse 75 eurot juurde. Ma muidugi ei ole kindel selles, kas ma suudan selle kõik ära teha, see 35 sõitu. Kui see õnnestub, siis kindlasti mitte järjest, sest ma lihtsalt olen laisk, ei viitsi seda teha järjest. Aga mul on selleks 24 tundi, et see ülesanne ära täita. Sõbrad, lisaks vaadake, mis sõiduk on jälle käigus. Jah, minu vana Opel on taas minu käes ja sellega me täna teenime pappi. Sõbrad, kas meil õnnestub see ülesanne täita, seda me saame teada video lõpus, aga praegu neljapäeva õhtu, kell on 12 ja me alustame. Ei no sõbrad, kohe esimene sõit ja kui kõik sõitud hakkavad sellised olema, siis ei saa mingit juttu olla sellest 35 sõitu teeme täistena. Sõbrad, esimene sõit läbi laagri, siis Möldre mingi peatus siia Sauele. Ja selline summa. See on esimene sõit. Selline summa kurta ei tohi. Kõik on nagu super, kõik on hästi, aga see võttis meil aega põhimõtteliselt pool tundi. Nii et kiiremas korras põrutame tagasi kesklinna. No nii sõbrad, nagu ikka kõik ei lähe nii hästi, kui ma tahan. Mul on hetkel blokitud juurdepääs Yandexisse, sellepärast et auto ei läbinud fotokontrolli. Ma saan aru ka, miks ta ei läbinud, sellepärast et tegelikult, kui aus olla, siis oli suht puhas. Suht pime oli tol hetkel. Nii, näitan teile praegu seisuga. Ei lase mind minna, aktiveeriks teenusklass, fotode kontroll. Ma saatsin need pildid küll neile ära, aga ma olen juba absoluutselt kindel, et need läbi ei lähe ja nad paluvad mul veel kord seda teha. Pole midagi. Nii kaua me ootame, nii kaua kui mulle lubatakse veel kord teha seda kontrolli või fotokontrolli läbida, siis läheb aega. Lükkasin sisse praegu Uberi ja vaatame äkki vahelduseks, siis tuleb ka Uberist mõni tellimus. Ja minu kõik proovid, katsed, no ei õnnestu. Kahjuks nii on, midagi teha ei ole. Võib-olla tuleb ka lõpetada see katse tänaseks ja proovida homme midagi teha. No nii, sõbrad, nagu te näete, päev on kätte jõudnud ja tõesti eilse päevaga mul ei võetud seda plokki maha. Täna hommikuks mingil põhjusel on see kõik korras jälle ja kell on tegelikult juba 10:30. Mis 10:30? 10:30. Ja ma olen sõitnud tegelikult kella 9 saati. Kui aus olla, siis ma ei teadnud, kas mul üldse õnnestub midagi siin teha, saavutada, kas üldse tulevad mingid tellimused, aga hetke seisuks on meil siin 13 tellimus tehtud. Nagu näete, siis mingi boonuse me välja teenime. Aga kas õnnestub 35 on ikkagi veel küsimus all. Ma isiklikult loodan, et õnnestub see 35 ära teha, kuid eks see aeg näitab. Ma tegelikult ei tea, kas õnnestub, aga ma loodan, et õnnestub. Seega praegu seisuga jätkame ja vaatame, kuidas see kõik läheb edasi. No nii, sõbrad, 20 sõit on praegu käsil, ei ole käsil, mis asja, 19 on tehtud. Aga vaadake, mida ma avastasin oma autolt. Üks hetk keerame rooli välja. Tundub, et selle autoga ja nende rehvidega on see küll viimane sõit. Ei tea, kui hästi siin näha on, aga need rehvid on omadega läbi. No nii, 20 tuleb ka.
Sõpruse puieste 200 veereis. 3 kilomeetrit inimeseni. Nii et tellimusi tuleb. 20 saab kohe tehtud. Ja siis ei tea, et võib-olla läheb see asi kõik pausile. Ja siis õhtul, kui on ummikud väiksemad, siis tulen tagasi. Kell hakkab 3 saama. Teate, kogu selle jahtimise peale ma olen ära unustanud ühe tähtsama asja, mis oleks vaja ka teha. Ma pole söönud täna. Nii et hetkel teen väikse pausi. Päris mõnus praad ootab mind ees. Nii et kui teie ka sööte, siis head isu teile ja oleme mõne aja pärast tagasi. No jah, sõbrad, nüüd on kõht täis ja pole aimugi, kuidas nüüd jätkata tööd. Aga ei ole midagi, praegu on head ajad praegu seisuga, kui me siin jääme siia püsima, siis miinimumtasu on meil 10 eurot, kui ma ei eksi. Jah, nii et lähen liinile ja vaatan, mis meil õnnestub veel saada. Võiks kohe tulla mingid lühikesed otsad, ei midagi pika. Jah, sõbrad, kell on 6:30 ja peab ausalt tunnistama, et iga järgmine tellimus tuleb aina raskemalt kui eelmine. Mul juba keha üleni valutab. Ma isegi ei ole täpselt kindel, milles see kõik valutab, aga jah, see ei ole üldse lõbus ja tegelikult minna on veel päris kaua. Et nüüd võiks tõsiselt hakata olema ainult lühikesed tellimused. Sest muidu läheb ikka väga inetuks ja raskeks asi. Sõbrad, no minul on küll šokk-reisk. Kogu keha valutab. Mina ei saa aru, kuidas mehed teevad seda 35 sõitu ühe päevaga reisk. Võib-olla mina olen siuke ebaõnnega koos, aga see on midagi meeletut reisk. Ma ütlen, respekt mehed, kes te teete seda reisk. Sest kui seda teha üks päev ja küll veel kuidagi kannatab ära reisk. Aga 2 või 3 päeva ei, mina seda ei suudaks. Aga jah, sõbrad, pole midagi. Siht on väga lähedal, nii et jätkame seda mõnusat tegevust. Sõbrad, lõpuks ometi, kell on 10, mul on 35 sõitu tehtud, see ülesanne on täidetud. Mul kulus selleks 13 tundi ja terve paagitäis gaasi. Sõbrad, milline on enesetunne? See on midagi meeletut. Ma tunnen, et on tehtud tööd. Tagumik on kandiline, valutab. Põlved valutavad. Suuresti sellest, et mul on manuaalkastiga auto. Pea kumiseb. Mõtted ei liigu, ühe sõnaga olen omadega läbi ja saab koju. Aga enne, kui ma lähen koju, siis räägime ka tulemustest. Sõbrad, siin need tulemused on 35 tellimust, 173 eurot ja sellele veel lisandub. Hetkel veel tõenäoliselt ei näita, aga ka see summa, ka see summa lisandub sinna, lõpetatud 35 sõitu. Vaat sõbrad, vaat selline summa tuli kokku, sellest võite maha arvutada umbes 25 eurot gaasi peale, kuna hind on laes. Ja vaat selline see tulemus tuli. Sõbrad, kui kõik oli hästi, pange like, kui miski ei meeldinud, dislike. Ja sõbrad, ma lähen puhkama ja teiega ma kohtun järgmine kord. Kõigele kõike paremat.